Tegemist on haridusteenuste haldamissüsteemiga. Selles videos käsitleme huvikooli esindaja õigustes päeviku teavituste logi. Päeviku teavituste logile on ligipääs huvikooli esindajal, päeviku omanikul ja muutmisõigustes õpetajatel. Sealjuures huvikooli esindaja näeb kõiki välja saadetud teavitusi. Päeviku omanik ja muutmisõigustes õpetajad näevad ainult enda poolt saadetud teavitusi. Mainin, et ametnikud näevad päevikus saadetud teavituste logi, vajutades avalehel küljemenüüst taotlused nupule ja siis filtrite tabeli otsas olevale teavituste logi nupule ja valides siis liigiks kas päeviku õppurite nimekirjast ette antud sisuga õppurile, esindajale saadetud teavitus või päevikus tunni kustutamine. Siin näites aga oleme sisse loginud huvikooli esindajana Ellena. Ning et avada päeviku teavituste logi, vajutame avalehel küljemenüüst päevikud nupule. Valime tabelist selle päeviku, mille logi soovime kuvada ning vajutame rea lõpus olevale silma ikoonile. Õppuri teatise all ongi teavituste logi nupp nähtav. Sellele vajutades avaneb teavituste logi tabel, milles on järgnevad veerud. Tegevuse hetk, saatja e-post, õppur, kasutaja nimi ja tulemus. Logi kõik veerud on sorditavad. Tabeli päises on võimalik teavitusi otsida e-posti aadressi ja õppuri nime järgi. Liigi filtris on võimalik valida 2 erineva teavitusliigi vahel. Päeviku õppurite nimekirjast ette antud sisuga õppurile, esindajale saadetud teavitus või päevikust tunni kustutamine. Linnutades väli minu poolt saadetud, kuvatakse ainult sisse loginud kasutaja poolt saadetud teavitusi. Tulemuse filtris on võimalik teavitusi välja sorteerida vastavalt. Saatmisjärjekorras. Saatmata pluss ebaõnnestunud. Saatmata. Kirja pole veel saadetud. Ebaõnnestunud. Kirja saatmine keelatud. Ebaõnnestunud kirja saatmise puhul võib tegemist olla näiteks vigase e-maili aadressiga. Korras. Kiri on edukalt välja saadetud. Tühistatud. Tühistada on kirja võimalik seni, kuni see on veel saatmata staatuses. Huvikooli esindajal on võimalik enda poolt välja saadetud kirju tühistada ning ametnik saab tühistada kõikide kasutajate poolt saadetud kirju. Kirja saatmise tühistamine käib nupuga tühista saatmine. Korduvalt ebaõnnestunud. Saatmine on peatatud, kirja saatmine on keelatud. Teavituse saatmise ebaõnnestumisel proovitakse kirja saata uuesti iga 4 tunni tagant kuni 7 korda. Seejärel muutub kiri korduvalt ebaõnnestunuks. Saatmine on peatatud. Kirjade väljasaatmise järjekord. Tulemuse alusel. Saatmata kirjad enne. Prioriteedi alusel. Suurema prioriteediga enne. Järjekorda lisamise hetke alusel. Varem järjekorda lisatud enne. Kõikides vaadetes, kus on võimalik teavitusi välja saata, lisatakse teavitused saatmisjärjekorda, kus need hiljem välja saadetakse. Kasutajale kuvatakse vastav teade. Kiri lisatud saatmisjärjekorda. Kiri saadetakse välja mõne hetke pärast. Mainin, kui välja saadetakse massiliselt kirju, näiteks arved, massteavitused ja nii edasi, siis seni on kõikide teiste kirjade väljasaatmine ootel. Teavituse sisu on võimalik näha vajutades soovitud teavituse rea lõpus olevale Vaata nupule.